ilusat aprilli kõigile. Kevad on tulnud kätte. Koos vihmaga. Täna on küll vihmane, aga meil on täna üks pikem tripikene. Me suundume Saaremaale. 3 tundi. Sadamasse. Ja siis sealt veel tund Saaremaale. Ja me lähme spaasse üle pika aja. Ma olen Saaremaale üldse mõelnud, et ma mitu aastat juba olen tahtnud minna, aga kuidagi... Ma ei ole ka vist mitu aastat käinud. Mitu. Ja koos me ei ole üldse käinud, et... Oligi õige aeg. Hommikul süüa ei jõudnud, nii et võtsime tee peale kaasa kiire snäkikese. Mis siin küll on? Healthy food. Eks ole, fit life. No nii, meil on siin üks master chef. Ma teen meie toitu natuke paremaks, sest kurgimajonees ei anna nii palju maitset. Nii et ma paprika majoneesiga. Kui kellelgi on personaalset kodukokka vaja, siis meil siin üks on olemas. Soovitame. Me läheme kohe varsti 3 tundi sõitnud, aga me tegime väikse peatuse. Väsitav. Ma tunnen, et mu istmik on nii surnud, aga kohe saab. Su perse on lame. Ei ole. Kohe on tagasi. Nii hea. Kõige parem osa lihtsalt. Värske õhk. Mulli. Vaadake, limusiin. Seda ei näe tihti. Või no vähemalt mina ei näe seda tihti. Lihula limu. Uhke värk. Lähme ka peole või? Õntsa. Jõudsime lõpuks kohale. Ootejärjekorda. Ja see järjekord on nagu megapikk lihtsalt. Aga noh. Täna on kuupäev ka vastu, nii et... Kõigil on ju puhkus. Jah, lähevad suvitama saare peale ja lõpuks tuli päike välja. Nii ilus. Nii palju jääd. Mäu. Tahaks ujuda siin. Kindel või? Aga mine. Selle peal. Mine uju Saaremaale. Nagu ma ulbin selle peal, vaata, nagu Iljes. Sa oled paks ju? Okei, see oli Eli, sa tead, et sa ei ole paks. Oota, sa oled kus tuled? Nii, nüüd me tulime Pritsumehe... Kas Pritsumaja pubi või restoran? Ma arvan pubi pigem. Siis me võtsime smoothisid, mul on pinacolada oma ja Tonil on jäätise kokteil. Basic. Ja juustupallid ja siis on snitsel. Juustust. Ja, ma ei tea, kas see veel hea on, aga vast on. Ja ma ootan oma krevetisalatit siin. Mu salat lõpuks tuli, see näeb nii hea välja, oh my god. Ja Toni hakkas snitslit sööma. Kuidas on? On hea, jah? Juustune. See on kana oma või see ongi reaalselt juust või? Ongi juust või? Okei. Põnev. Nii, ma teen kiire room view. Sest praegu on see veel korralik, varsti on siin kõik laiali. Siuke kaapike, kuhu saab asju panna. Me võtsime standardtoa, double mingi, ma ei tea, mis iganes. Double on see, et sul on just see... Topeltvoodi? Jah, kokku lükatud. Ilus disain. Siit näeb välja ka muidu spaasse. Näite. Show me. Kus spa on? Siin. Aha, tegelikult või? Okei. Me saame vaadata, kuidas keegi ujub siin ju. Jälgida nagu... Valel. Meil on rõdu ka ju. Aga ma unustasin isegi, mis toa või nagu milline meie tuba on. Välja saab üldse. Mingi väike minirõdu. Praegu siin on väga märg, aga... Lahe. Lähme vaatame vetsu ka. Ma tahtsin... me näemegi vetsu ju. Nagu me näeme siit magades. Huvitav. Saad ju selle ette panna. Seda küll, ei häiri, ma arvan. Päris ilus, kus tuli on. No, dušinurk näeb ka väga kena välja. Ilus. Siuke vanaaegne stiil on siin või siuke ei ole modernne vist õige sõna. Äkki on või? Ei ole või? Klassik. Ühesõnaga väga ilus. Ja lihtsalt vaadake, kui lahe telefon. See näeb väga cool välja ikka. iPhone 11. See ei ole isegi 11, aga okei. Nii lahe. Kell
on vahepeal 7:30 saanud ja me siin tulime linna peale tatsama natuke. Enne olime mingi, ma ei tea, 1,5 tundi kuni 2 olime spaas ja siis vahepeal pikutasime toas. Ja Toni, miks sa vaatad nüüd? Issand jumal. Ühesõnaga, nüüd me siin rõõmsalt jalutame, õnneks vihma ei saja. Kuna õues oli veits jahe, siis me juba oleme toas tagasi ja võtsime Ida sushi baaris sushit ja Pokeball. Ja churrosid. Need on ainult mingi 4 tükki. Ma saan kogu täisi. Parem oleks. No tere hommikust. Näen päris õudne välja millegi pärast, sest ma avastasin, et ma võtsin meigi emade asemel aloe kaasa. Ja ma üritasin sellega oma rühma duši maha pesta. Ma jälle tahtsin spaasse otsa minna nüüd riidega. Aga me nüüd lähme sööma, vaatame mida head pakutakse. Ja kell on juba 9:30. Ja siin me jälle oleme toas. Seal all oli lihtsalt nii palju rahvast, et me ei mahtunud sinna mitte kuskile ja isegi ei olnud kellegi juurde minna, et oleks mingi suur laud olnud. Nii et siin me sööme ja peaks eilseid sushisid ka sööma. Suure usinaga ju võtsime õhtul neid, jube kõht tühi oli ju. Ja keegi ei jaksanud süüa pärast. Ja. Kuna praegu on spaas natuke vaiksem, siis ma mõtlesin, ma näitan. Siin on üks suurem bassein ja see ongi minu arust, no ja seal taga on üks soe bassein. Ja. Ja siin ees oli see mullivann. Siin on erinevad saunad. Ja ma teen uue ringi. Siin on kokku 6 sauna. Aurusaun. Siin on soolasaun. Siin saad pesta ennast. Siin on kasesaun. Siit saad külma vett pähe tõmmata, kui väga tahad. Siin saad ka supelda. Siis siin on soomesaun. Ja viimased on kadaka ja aroomi. Kadaka ja aroomi on minu isiklikud lemmikud, sest seal ei ole nii soe. Või nagu seal on soe, aga seal ei hakka rõve nagu. Kasesaun on hea. Ja kasesaun ka vist, jah. Ühesõnaga kõik on head peale Soome. Või no Soome on ka hea, kui sa kannatad seal olla, aga mina sinna... Aga Laureen ei käi seal. Mitte kunagi. Kaval nägu peas. Naudin praegu. See on mu lemmikbassein pluss Jaapani vann. Ma võiks nendest terve päev istuda. Ma arvan, et see on Jaapani vann, aga ma ei ole. On ikka, ma arvan, sest see on nii soe. Ma arvan, see on Jaapani. Enne kui me hakkasime seda tripi üldse planeerima, siis ma üks pühapäev mõtlesin, et okei, ma teen mingi kava, vaata, et kus käia tahaks, siis ma leidsin vähemalt mingi 9 kohta, mis on ilusad. Aga siis ma sain realistlikult aru, või noh, Toni sai aru, et me ilmselgelt ei jõua nendesse kõikidesse kohtadesse. Seega me valisime välja 2 ja nüüd me hakkame minema. Ei taha väga lähedale minna, aga siin on väga ilusad vaated ja nii palju loodust, rohelist loodust. Sinna me läheme ujuma. Fun fact siia. Aste küla Saaremaal on minu jaoks väga nostalgiline, sest kunagi, kui ma käisin põhikoolis, siis mu ema tolleaegne boyfriend elas siin ja siis oli plaan, et justkui, et ma tulen siia kooli, aga lõppkokkuvõttes ikkagi elu läks teistmoodi ja ma jäin ikkagi enda Haljala gümnaasiumisse, kus ma ka lõpetasin 9. klassi, aga siin majades me kuskil elasime mõnda aega. Vähemalt suvevaheajal ma mäletan, et ma olin siin. Et jah, selline tore mälestus siia. Kuna õues hakkas vihma lõpuks sadama, siis me tulime hoopis Selverist, sest meil on juua midagi tuppa vaja. Ja ma leidsin mingid huvitavad suveniirid, mingid ilusad magnetid. Siis ma ennem toas mõtlesingi, et tahaks midagi nii-öelda suveniiriks osta, sest Saaremaa on nii armas koht. Ja siit vist leiab midagi. Ja fun fact, ma eile sai suumi ära. Värvisin kliendil kulme ja mul läks värv küüne peale ja see on siiamaani mul küüne peal, nii et ma loodan, et kulmud on ka väga kaua peal, kui see mu küüne peal nii kaua on.
ja Selveris on ilulaad ka kuu lõpuni. Ma loodan, et ma leian oma jumekasid kuskilt, mida ma tahtsin Magdast tellida, aga Magdas oli see otsas, seega sain raha tagasi ja nüüd mul on ikkagi seda vaja. Aga ma natuke tiirutan siin ringi. Nii palju häid pakkumisi, oh my god. Kui midagi vaja ei ole, siis küll leiab, mida vaja on. Ilmselgelt ma oma jumestuskreemi ei saanud, aga ma sain palju muud. Või noh, kas just palju, aga mingid silmaaluspadjad kindlasti oli vaja. Meiga eemaldaja, sest et ma ei taha homme enam aaloega oma duši maha juurde. Ja mingi podimist. See oli päris jälle aga. Ja see on nii... jah, see pidigi nii juhtuma. See on nii haige, et Rakverest ma ei ole seda leidnud, seda pleki eemaldajat. Ja Saaremaalt sain. Nii et win-win. Ja pähkleid. Ja siis me leidsime mingeid huvitavaid Borjomi jooke. Me oleme proovinud veel apelsini oma ja pirni oma, need on päris head olnud. Ja nüüd leidsime Tarhuni oma, või noh, Toni leidis. Ja lemoni oma, aga seda me proovime hiljem. Aga me kohe näitame, kas see on hea või ei ole. Ja nii proovime res. Tarhun iseenesest Krossi Tarhun on täiega hea, see tavaline. Aga... meenutab küll kusjuures. On hea või? Test 2. No... vist on hea ju. See nagu... ainult meenutab seda Krossi Tarhuni. Pärast proovime lemonit ka. See oli päris hea. Ma ei tea, mis värk sellega on, aga spaas käies alati on väsitav olek peale seda. Sest seal on need kloorid ja asjad basseinides, vaata väsitavad silmi ja peale seda on siuke tunne, et tahaks pikutada või magada või midagi. Silmad on näiteks väsinud, vaata. Ja. Aga Tonianist hakkabki siin pikutama, ma hakkan pähkleid seal voodis väga esteetiline, eks ole, aga ma üritan mitte maha jääda midagi. Mis ei tule mitte kunagi välja. Varsti me läheme sööma jälle, me ei tohi liiga palju süüa, sest... me lähme kell 6 ühte kohta sööma, aga sellest juba võib-olla järgmistes kaadrites, nii et... vaadake kurjus. Vaadake seda Amstrit. Minu viga on. My precious. Sa ei saagi midagi. Nuts. Pikali ei tohi süüa, ma olen vähemalt enam-vähem. Ja kes see mugib siin? Näita, kuidas sa sööd. Ma mingi 5 minti neid lasknud siin juba. Ma vahepeal koheldan. Sest ma vaatasin, ma eelmises kaadris nägin nagu mingi väärakas välja. Praegu ei ole palju parem. Mis asja? Läheb peksu saada või? Nii tore, me tulime nüüd õhtus sööma ja päike tuli välja enne mitu tundi ja sadas. Ja nüüd me jõudsime ühe õhtu uuemasse restorani. Meie esimene roog on tartar. Ja seda on päris palju, sest tavaliselt me oleme harjunud, et on olnud siuke üks tötsakas kuskil. Siin on nagu reaalselt 3 tötsakat. See näeb imeline välja. Loodan, et maitseb sama imeliselt. No kuidas oli? Väga vede. On ju? Proovisin ka just. Väga maitsev. Tõesti soovitan. Meie teine käik on siis metssiga ja püree. Ja Toni juba proovib, kuidas on. See on ka hea ja veits udune on siin kuidagi, aga saab hakkama. See lõhnab nii hästi. Nii, me saime restoranis käidud ja see on esimene kord, kui me ei võtnud magustoitu. Sest et ei mahtunud. See tartar... Need road olid üsna suured portsud. Ja see tartar oli üks parimaid, mida ma söönud olen. Või siis täitsa parimaid. Ja, sest et... hinna kvaliteedi suhe oli nagu väga-väga paisus. Ja, sest et kui me Tšaikovskis, võib-olla Tšaikovskit seda ei saa, no ma ei tea, võrrelda aga ei saa. Aga Tšaikovskis oli ka tartar väga-väga hea. Ta oli hea, aga seal oli nagu üks tetsakas, vaata. Kogus on teine. Kogus on teine, meil oli 3 tetsakat ja see maksis 13 € ja seal on 24. Okei, nii 2 kohta võib-olla ei ole sobilik võrrelda, aga ja... sest olemas on ikkagi maitseelamuse. Ja metssiga oli ka mega hea, sellises sulas suus. Liha sulas ja suus ilusti ja... Kes Saaremaale tuleb, kindlasti soovitame seda kohta. Söstar, jah. Tulge kindlasti läbi, nagu kindlasti. Approve. No hello, kell on
9:30 varsti, 40 minutit on veel aega, siis läheb siin see sauna ja kõik asjad kinni. Aga kuna ma olen tubli olnud ja ma olen 3 kuud juba trenni teinud, siis ma otsustasin, et ma ei skipi tänast päevaga. Ja mul oli väga suur kiusatus, sest et siin on siuke väike jõusaalike. Kõik on olemas, seega. Pluss ma olen siin üksinda. Kõik on minu päralt. Ongi selleks korraks tehtud, mis siis, et enamus, kes aknast mööda kõndisid, sest siin on spa täpselt kõrval ja mõned lähevad siit riietusruumi tõenäoliselt. Vaatasid, et mingi üks hull teeb siin trenni, aga noh, tead, mis siin ikka. Täna on 3. ja ühtlasi ka meie viimane tripipäevake ja täna ilm soosis natuke paremini, õues on päike või no vähemalt helgem on. Päike on ka kuskil on. Päike. Ja me tulime suht vara hotellist ära, kell on 10:30, meil läheb praam mingi 12:55 ja nüüd meil on aega. Ja me tulime... Laureeni matma. Mis asja? Taani! Ühesõnaga, me tulime Kaali kraatrisse. See on meie esimene stopp ja siis vaatame edasi. Oh my god, nii sügav. Ma käisin siin mingi kunagi väga ammu, kui ma mingi väike olin, äkki põhikoolis. 2 aastat tagasi. Ma ei mäletanud, et see nagu nii suur on. Nagu see auk, sügavik. Ma arvasin, et see on nagu mingi väike tõtsakas kuskil. Tõtsakas jälle, see on mu lemmiksõna vist. Laurein on tõtsakas laps. Oh. Nii palju lindude kisa. Aga me tulime Maasi Ordu linnust vaatama. Oh my god, kõik karjuvad nii kõvasti. Siin oli kunagi siseõu. Ja nüüd me läheme 3. See ongi 3. või? Oota. See näeb täiega lahe välja siin kõik. See meenutab natuke Toolsat. Tani, kus? Tahtsin küsida, kus sa kadusid. Kui cool. See on päris lahe. Ma vist rohkem ei julge. Siit mööblit seda valla tuua. Siia ei saagi kolida. Mis seal all on? Ma veits kardan, jah. Ape. Hakkasid jalad värisema. Mis asja, Tani? See on nagu, siin võib see klaustrofoob. Issand, ma ei saa aru tõesti, siin on nii kitsas. Ma olen täpselt nagu siin seinte vahel. Klaustrofoobikutele ei ole vist väga hea koht see. Siin on kartulilõhn. Oota. Äkki siin keldris hoiti midagi. Aga no need vahekäigud on küll nii kitsad. Nii hästi säilinud kindlus. Toni, sa nagu... Sa mõtled, et sa nagu tahaks siia elama tulla. Peahoone, vanema osa, pea sisse käik. Nii hästi säilinud. On see? Jah, hästi säilinud kindlus. Keri sahi on siin. Mis see on? See on stööpikost. See on peahoone. Pea sisse käik. See on kindlus või loss? Mõlemat. Kindlus vist, jah. Käimla või kaev. Kumb siis? Oota, ma tahan vaadata. Ma ei julge sinna vaadata. Ma kardan kohe, et keegi tuleb välja. Ja see on see sinu see, mis sa ütlesid, vangikong väljaspoolt. No, sama asi. Ühesõnaga, nii ilus, siin on nii hästi kõik säilinud. Rohkem ei näita neid kive teile. Me peame jälle nii haigest kohast minema ülesse, kuigi siin on... Vaata neid astmeid. Ma vihkan ennast, et ma nõus sellega olen. Tule, lapsekene, tule. Me jõudsime elusalt ja tervelt tagasi 3. ehk siis viimasele korrusele. Ja siit on nii ilus vaade.
No nii, meie final stop. Laureen, kus me oleme? ÜK pangal Muhumaal. Siin on väga ilus loodus jällegi. Ma olen mingi looduse friiksari ja ma ütlen seda igas videos. So beautiful! Siin on väga huvitavad teed. Siin on mingi lahe koobas, kuule. Kuule vaata. Mingi lahe. Tead, mis siin puudu on või? Kosk. Jah, kus võiks mingi allikas joosta. Siis oleks very sexy. Okei, see on viimane video sellest klifist. Kuidas see eesti keeles on? Rannik või? Pankrannik jälle? No vaadake. Siin oleks nii lahe pikniku pidada kuskil. Ma olen väga amazed. Meie siin lõpetamas video. Jah. Tahtsime öelda, et Saaremaal oli väga tore. Meile väga meeldis. Ja Saaremaal on väga sõbralikud inimesed. Ma tahan väga ära mainida. Hästi rahulik. Ja kõik on väga siuksed, tänan, mingi, ma ei tea, hästi teine vibe on. Ja siis jõuad mandri peale. Kõik autojuhid käivad närvidele, suike kiiremini. Kurat, passitasin ees jälle. Jah, kell on 8 vist veerand 9 juba. Ma hakkasin pesu pesema, käisime vahepeal koeral järgi. Seal olime paar tundi. Koer on siin, magab. Chillib. Sky. Teda ei huvita inimesed. Kass jäi ka ellu. Mulle tundub, et ta sõi küll ühe päevaga kõik toidu ära millegi pärast, sest et ta oli jube nälgas. Ta on paks ka. Ta on paks ka, nii et ega vist olegi palju vaja. Ja mis ma veel tahan mainida? See on väga random, aga ma võtsin terve hunniku meiki kaasa. See kott oli sellepärast räigelt raske, sest ma võtsin hunnikus meiki kaasa, sest ma arvasin, ma hakkan iga õhtusöögi jaoks tegema full make-up'i. Ja ma ei kasutanud mitte kordagi seda, ma käisin oma ripsmadušiga. Sest Laureen on nii ilus lihtsalt, meiki pole vaja. Jah, nii see ongi ilus. Aga võt. Selline on see lõpp. Selline oli seekordne vlogike ja näeme jälle. Tšau!